Heiki Nabi medalimatšile elasid Londonis kaasa kaasmaalased nii maadlusareenil kui ka eestlaste olümpiapubis Red Lion. Kui kangelane lõpuks kätel pubisse kanti, ei tahtnud õnnitlejate rivi lõppeda. Eile õhtul oli Red Lioni pubi puupüsti täis ja inglise keelt ei kasutanud suhtluseks pea ükski inimene. Kas see on kõige rohkem eestlasi, kes siin on üldse pubis olnud? Ja, täpselt nii. Hästi palju toredaid inimesi on täna õhtul siin koos. Ja kõik need inimesed olid kohale tulnud, et hoida pöialt selle olümpia esimesele Eesti medalipoisile. Aga kahjuks vahetult enne matši selgus, et televiisoris maadlust ei näidata. Vaatamine käis nii, et rahvast oli nii palju, et üks arvuti tegelikult oli 2 siin meie ruumis. Osad vaatasid läbi akna, osad vaatasid teineteise selja tagant, kõik olid sõbralikud, lasid pikemad tahapoole ja lühemad ettepoole. Ja 2 arvutis oli siis erineval ajal see, kes võidab. Ja saime mitu korda plaksutada ja laulda. Nabi võistlusega oli selline värk, et Eestist sain teada, et medal on kindlustatud. Ma siin ei teadnud seda Londonis. Ja siis oli väga hea meel oli, et Gerd ju tahtis seda, et oleks enne tema võistlus kellelgi medal olemas. Mõned õnnelikud eestlased said Nabile lausa olümpia maadlusareenil pöialt hoida. Emotsioonid olid täiesti taevas, karjusin oma hääle suhteliselt ära, suur Eesti lipp oli ka. Vapustav, ootasime väga kaua, aga lõpuks tuli medal, tuli medal, väga äge oli. Iga hetk on siia saabumas meie olümpiasangar ja inimesed on väga elevil. Ja lõpuks saabus Heiki Nabi, teda kanti kätel ja saadeti lauluga. Ma ei kujuta need, et nii palju inimesi võib olla, et tõesti on palju, et siin see sissekäik oli siia juba kuidagi väga pikk, et tõesti palju inimesi on, aga no muidugi see teeb meile väga rõõmsaks, et nii palju inimesi on tulnud nagu austama, et aitäh sellest. Paljud eile Nabile pöialt hoidnud eestlased istuvad praegu juba olümpiastaadionil, Eesti lipud näpus ning ootavad Gerd Kanterilt suuri tegusid. Täna tuli hõbe, homme tuleb kuld. Kahjuks me juba viimase katse natuke mõtlesime, et äkki homme ei saagi enam rahvariietes staadionil tulla, aga kõik läks väga hästi. Kindlasti kulda, sellepärast et Hartiga aeg on nüüd läbi ja algab Kanteri teine tõus. Olümpial kuldmedalit võita on väga raske, seda korrata on veelgi raskem, nii et aga kõik me loodame loomulikult, et Gerd Kanteril läheb väga hästi. Kuldmedalit, mis me ikka oodata. Ilma kuulata koju ei tahaks üldse minna. Gerd pärast seda, kui ta tippsportlase karjääri lõpetab, võiks vabalt minna draamateatrisse tööle, et ta dramaturgias on väga kõva, et sai ikka eestlaste närvidel kõvasti mängida, aga tuli rongi alt välja nagu mitmel varasemalgi korral, nii et igati tubli. Täna on oodata vähemalt sama palju eestlasi olümpiapubisse Gerdile pöialt hoidma ja lootus on, et seekord saab võistlust vaadata televiisorist.